seal. Ma oleks ka tahtnud seal teiega olla. No tibukene, sa tead, MS-i käivad tööl, ega me ei saa ju lihtsalt vaba päeva võtta siis, kui pähe tuleb. Mina ütleksin, et see film räägib ühest tüdrukust, kes elab siis linnas ja ta vanemad on baleriin ja ehitaja. Nii et arhitekt, täpsustame, arhitekt. Ja nad on hästi tihti kodust ära. Nii et Eija ei saa palju tähelepanu ja siis ühel talvevaheajal ongi nii, et vanemad ei saa temaga kodus olla, nii et siis ta saadetakse kuskile võõra mehe juurde maale ja ta üldse ei taha sinna minna alguses, aga pärast selgub, et seal on väga põnev ja palju seiklusi hakkab seal juhtuma. Võõras mees on Ats või? Võõras mees on, ütleme, üks paarkümmend aastat vanem kui Ats. Ja Ott on, no tema on ka seal, aga ta ei ole mees. Tema mind meheks ei pea. Ja vaikust palun. Heli. Mis on teie? Miks ei söö? Kas sul ei maitse? Mul ei ole isu. Kuidas siis on? Kas lapsed näitlevad või nad ongi sellised? No ma olen selle filmiga võtnud endale kõik väljakutsed, mida üldse võtta annab, et on lapsed, loomad ja lumi, kõik on olnud sellised ettearvamatud ja no lumest alustades me ei oleks saanud planeerida oma võtteperioodi kuidagi paremini, sest et me alustasime päeval, kui lumi tuli maha ja me lõpetasime päev enne, kui lumi ära solas. Ja mis lastesse puutub, siis ma arvan, et meil lihtsalt tohutult vedas sellega, et me saime lubada endale nii suurt üle-eestilist castingut, et me valisime tõesti need kõige õigemad juba oma olemuselt, nii Eija ja nii Ats, et nad lihtsalt on seal kaamera ees hästi loomulikud. Ma soovitaksin ainult siis, kui sa oled väga julge, sa oled valmis põhimõtteliselt kõike tegema. Näiteks me pidime üks päev mingi -7 kraadiga ujumisriietes keset lund olema. Päikseloojangul, mitte isegi keskpäeval või enne kohtu. Jah, päris. No tegelikult see on väga hea kogemus, aga sa pead tõesti olema väga julge, et sellist asja üldse proovida. Aga kindlasti tasub proovida. Raivo plaanib juba sel talvel kogu metsa maha võtta. Aga mis siis loomadest ja lindadest saab? Loomad, need siis tulid metsast ja tegid õigel ajal stseeni või? Ja meil on eraldi loodusoperaator Ants Tammik, kes on käinud metsas filmimas metslinde ja loomi ja meil oli ka üks koer platsil ja nüüd üks päev oli meil siis Habe 2 stuudios, kes siis kehastab seda tondikakku, seda eriti tähtsat müstilist tegelast. Ja kõik loomad on teinud täpselt seda, mida vaja on. Et ma arvan, et kuskilt kõrgemalt poolt keegi on nagu aidanud meid, et kõik on läinud täpselt nii nagu vaja. Kas sa ei leia, et oleks aeg võib-olla see sõjakirves maha matta? Aga kas sa ei leia, et sa võiks ise oma lapsega olla? Mitte teda jõuluks mingi võõra vanamehe juurde saata? Minu tegelane on peategelase ehk Eija ema ja seda minu tegelase perekonda pidi jõuab ta väga olulise lahenduseni ja järelduseni, et on väga oluline asjadest ja oma tunnetest ja oma elust, südamest üksteisega rääkida. Päris elust on ju tegelikult maha kirjutatud. Praktiliselt nii on ju tihti peredes, et isal on välismaal asja ja siis emal on töö ja lapsed siis need vaatavad, kuidas ise kasvavad. No jah, ma ei oska nagu rääkida siin kõigi eest. Eks laste kasvatamine ongi üks keeruline asi. See ei ole nii lihtne nagu võib-olla ajakirjade kaantelt ja igalt poolt artiklitest võib-olla teinekord või mulje jääda. Kõik on nii tore, nii tore, nii tore. Teeme ühe veel. See on täiesti realistlik film. Et selles mõttes ta ei ole muinasjutufilm, aga me oleme selle kõik üles võtnud nii, et see näeb välja natuke ilusam kui elu. No rääkides piusidest, kumb on kumb? Ma saan väga hästi aru, kumb on kumb. Alguses mul oli veidi problemaatiline see, et kumb Märt Priit, aga nüüd kuna ühe tegelasega, Mooritsaga, siis olen ma pidanud palju rohkem võtteid tegema koos, siis nüüd ma ikkagi väga hästi juba eristan poisid. Tean kohe vahelt, isegi kaugelt juba. Jette, kuuled?